Järgmine üksikkandidaat, legendaarne kirjasaatja Hillar Kohv Viinahaualt sisenes valimisvõitlusse väga konkreetsete punktidega, mida oleks vaja toril korda ajada. Tere, Taavi Libe, Eesti parim saatejuht telekanalite peale. Suurepärane. Hillar, sa tahad kohaliku omavalitsuse valimistel pääseda volikokku? Tähendab, ma tahan niimoodi, et mul on sellised erinevad soovid, mida neid soove täita seal. Rahva soovi. Mul ei ole neid valimislubadusi, vaid soovid. Aha. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd uued soovid sõnaga on sellised, et Torisse saaks sularaha automaat, näiteks SEB oma. Sellepärast, et Pärnu linnas on neid automaate on iga nurga peal, eks ole, ja erinevate firmade omad, aga mis pärast Toris siis võib ühtegi olla. Ja siis näiteks on ka vaja neid ülekäiguradasid sõnaga Toris, ütleme, Tori sinna bussijaama juurde, siis Tori Konsumi juurde ja siis koolipeatuse sõnaga, et linnas on neid igal poole sõnaga nii palju, aga Toris on ka need, praegu pead vaatab, kuidas üle tee saad, et lihtsalt et alla ja... Tori asulas ei ole ühtegi sularaha automaati, mitte ühtegi ülekäigurada? Ei ole, siiamaani küll. Sõidame siis otse põllule ehk Torisse, kus Hillar oma ettepanekutega tahab elu paremaks teha. Saame tuttaks, mida Taavi? Ma olen suur fänn, ma vaatan kogu aeg saateid. Kas sa oled kohalik mees? Ja ei, mis ma kohalik olen? Kui tihti sa siia Tori bussijaama satud? Ma ikka sõidan kogu aeg bussiga. Nii, Hillar, mis on Tori bussijaamaga valesti või mis siin võiks olla? Tähendab, valesti on see, et see tablool on, siis kui buss väljub, siis ta on kiri jookseb, ta on saabumas sõnaga. Et ma sellest nagu aru ei saa, et saabumas ta on teist asja, kui ta väljumas on sõnaga. Siis kui buss on seisnud siin ja hakkab ära minema, siis on ta saabumas sõnaga, jookseb kiri läbi sealt. On jah, on ju Hillar, on ju nii, on. Hillari on õige jutt tegelikult. Ja nüüd me saame tõesti jälgida, kas Hillari jutt vastab tõele, buss on siin ja nüüd hakkab väljuma. Ja, nüüd hakkab väljuma. Aga kiri on saabumas. Tõepoolest. Kuidas ta siis saabub, kui ta väljub. Et kui mõni tuleski niimoodi, et kui buss on saabumas, kui buss on juba ära läinud, on väljunud, siis tuleb siia, et peab saabumas. Aga ma täitsa huviga nüüd vaatan, kui kaua see saabumas kiri siis seal on. Nii, buss on just eest ära sõitmas, vaatame. Nii, saabumas endiselt, saabumas. Nii, nüüd juba on umbes 100 meetri kaugusel, nüüd ei ole enam bussijaamast isegi näha seda bussi ja buss 333 on endiselt saabumas. Jah. Praegusel hetkel ei ole selle bussi enam isegi kuulda ja ikka on saabumas. Ikka on saabumas. Kuskil 2 minutit tagasi läks buss ära ja nüüd kadus see kiri ära, et on saabumas. Nüüd on järgmine buss siis tulemas 2 minuti pärast. Aga no tõepoolest, kui ma oleks praegusel hetkel siia jõudnud, siis ma ootan nagu Miška, et millal see buss siis tuleb. Täpselt oleks maha jäänud, eks selle. Aga kui sa ka siis selle ühistranspordikeskuse juhiga suhtlesid, mis ta ütles selle peale? Ta lubas asja vaadata, aga midagi tarka nagu ei tulnud sealt. Lahendus on saabumas. Tähendab, jah, Pärnu bussijaamas samamoodi kirjad saabumas, nii nagu siin, et kõik ühiselt, mis need tablood üleval on. Siis jooniks Hillar mõnesse kohta maha ülekäigurajad. Näiteks sealt vannan need triibud üles. Tahad sellist klassikalist sebra, ma saan aru, jah? Klassikalist sebra, jah, et oleks lihtsalt saad julgelt üle tee minna. Praegust on nii, et vaata, kuidas sa saad, et jooksed kurat auto ette midagi. Praegusel hetkel on tegelikult tööpäeva lõpp, kell on selline umbes 5, natuke 5 läbi. Kas nüüd on tipptund või? Ma ei oskagi öelda, eks on niimoodi, et nad vallabussi. Ma mõtlen seda, et kui tihe see liiklus üldse on siin, et... Ja ikka päris tihe. See pidevalt, ega siin tipptundi aega ei olegi, et no eks võib-olla hommikutundidel, kui inimesed tööle lähevad ja õhtul koju lähevad, et see buss pole veel tihedam, aga muidu päev läbi sõidab neid masinaid. Et siin on Tori on ju kuulus oma hobusekasvanduse ja Tori põrgu poolest, eks käivad hobuseid vaatamas ja puha nii, et... Ja kunagi oli häda ka sellest, et Toris on kohvikud, no nüüd on see sool olemas siin, et see kohvik, et nad saavad kohvi ja mis veel on, seal on üks ja poeris on teine kohviaparaat, et nüüd kohvi on nii seda nägu, aga sularaautomaat ei ole. Oleme vaatama. Vaata, ka, viipemakse. Aha, viipemakse, selge. Järelikult ei lähegi ju sularaha automaati või? Ikka läheb vaja. Kus raha välja, et mina ise võtan Pärnust, ma olen SEB panga kliente sõnaga, et saab Pärnust välja võtta, aga mis pärast võiks Torist saada välja võtta? Otseselt see ei ole ju ka kohaliku omavalitsuse teema, see on ikka puhtalt panga teema või? No panga teema jah, ja selle SEB pangaga ma olen seda teemat, nagu ma mõtlen, et kirjavahetust pidanud
et ja siis nad, ma ütlesin, et otseselt nad ei andnud lubadust, aga ära ka öelnud ei, et võib-olla paari aasta jooksul midagi sünnib, et kui asi nagu juba laiemalt saab veel teavitatud. Aga sa arvad, et kohaliku omavalitsuse liikmena sa saaksid rohkem survestada SEB panka, suurt Rootsi panka, kui lihtsalt kirjasaatja Illar Kohvina või? No vaat, kes seda teab, ma ei ole ju seal vallakoolikogus olnud veel, et aga kirja saatmisega saab ka sealt korda aetud, või on saanud vähemalt siiamaani. Noor inimene tuligi ostma kohvi. Kakaod. Piksutas telefoniga ära. Illar siin väidab, et Tori jaoks oleks väga oluline, kui siin oleks sularaha automaat. Kas sa tunned puudust sellest? Ja, sest meil on ju muidu niimoodi, et sa pead poodi minema ja ostma sealt midagi, et raha välja saada, või sa pead minema kas Pärnu või Tootsi. Siin Toris ei ole lähedal seda pangaautomaati. Aga praegu piiksutasid ka ju telefoniga, miks sul üldse sularaha vaja läheb? Sest Toris enamus asjad käivad ikka sularahaga. Ja sularaha on ka vaja teistele asjadele, näiteks inimestele kinkideks või siukesteks asjadeks. Nii et selles mõttes Illar ajab õigest juttu? Ikka. No näed, kohe noor inimene, sa ütlesid, et võib-olla see on selline vanakooli värk, aga noored inimesed tahavad ka sularaha. Tõestus sellele, et vaja on. Mis veel peaks Tori vallas muutuma järgmise linnavõimu või see valla võimu all, et sinu elu oleks parem või sinu sõprade elu? Minu elu, ma arvan, et teed võiksid korda saada. Meil siin teed ei ole vist väga korralikud, et seal Metsatänava tee on suht katki juba omadega. Seal kui ma rolleriga läbi sõidan, siis sealt annab tunda, et teed on suht katki ja ma arvan, et seal võiks näiteks noortele ka midagi tulla. Me mängime sellist mõttemängu, et Illar Kohv saaks teha Eesti riigis ühe otsuse, nii et kogu riigis midagi muutuks. Mis see oleks? Oleks tasuta ühistransport, tasuta bussijaamades ja WC kasutamine, praegu on ta 50 senti sõnaga, ja siis, et toit endast prügikasti, et Riigikogu peaks toiduseadust muutma, et praegust on niimoodi, et toidupank saab leib, sai ja pirukat põhiliselt, et näiteks Selver ei anna üldse muud mitte midagi, aga tuleks asi kuidagi niimoodi sättida, et oleks võimalik, et mitte prügikasti visata, vaid et inimesed saaksid sellest osa. Väikesed asjad suure Eesti kohta, aga tegelikult saatan peitubki detailides ja praegusel hetkel näeme, üks väike detail võib väga palju segadust tekitada. Buss sõidab ära, aga vähemalt siin Tori bussijaamas endiselt kiri üleval, buss on saabumas.